3, 2, 1. Sinilille kampaania sai alguse 2014. aastast, kui toimus esimene kampaania ja see kampaania on ellu kutsutud Eesti Kaitseväe, Kaitseliidu veteranide toetuseks. Veteranikuus toimub hästi palju üritusi, aga suuremad üritused on siis Sinilille jooksud, mis on esimestest aastatest saadik toimunud. Siis on meil Sinilille rännak, kus on igal aastal erinev teema siis, et läbitud kilomeetrid viivad teid kuhugi virtuaalsel kaardil ja sellel aastal viivad need kilomeetrid teid siis Eesti sõdurite missioonipiirkondadesse, kus nad läbi aastate on käinud. Ja siis on meil discgolfi võistlussari Anname au veteranidele, mis siis toimub ka samal nädalavahetustel Sinilille jooksudega ja samas piirkonnas, et on võimalik siis perega minna välja näiteks terveks nädalavahetuseks, ühel päeval mängida golfi veteranide auks ja teisel päeval joosta Sinilille jooksu. Ja loomulikult veteranide kuu kõige suurem sündmus, mida kõik veteranid ootavad, on veteranirokk, mis toimub siis sellel aastal Tallinnas Vabaduse väljakul. Meil on läbi aastate olnud kogu aeg oma kindlad sihid, need on olnud tervisesport, taastusravi ja veteranide toetamine. Selle aasta saadud annetustest toetame veteranide vaimset tervist. Meie kõige suurem kampaania läbiviija on Naiskodukaitse, kes on esimesest aastast saadik meiega koos ja nad on saanud endale ka juba sellise hüüdnime, et nad on meie Sinilille saadikud. Ja nemad korraldavad hästi palju üle Eestis erinevaid üritusi ja nende ürituste kohta leiab kindlasti Naiskodukaitse kodule. Pjedestaali.